nüüd. Aune, tule, me just ootasime sind. Väga tore. Kuidagi mahume siia kõik ära niimoodi, et ei ole hullu, siin on meil tehnilised liperused just hakkasid ühele poole saama. Ja siin me kõik oleme olemas ja konkurentsis ilusa aiatöö ilmaga oleme me tegelikult täiesti suure seltskonna siia Prima Vista nurka Apollo raamatupodi kokku saanud ja mina olen Epp Petrone, ma kirjutasin koos kirjasõbra väikese müüga raamatu Meie maaelu ja täiesti juhuslikult hakkasime siis üks päev lugema kokku ja selgus, et see on selles sarjas juba number 10 raamat. Ja siia seina peale panime jooksma Meie maaelu ja siis ma ei tea, kas siin vist ei ole praegu näha. Tegelikult võiks keegi tuua raamatu poest, et meil on siin ka olemas ju Meie taluelu raamat, mis oli minu ja väikese minu esimene raamat. Nii, ja siis on siin kallid külalised, aitäh, et te tulite ja konkurentsis maatööga eelistasite siia poodi tulekut, et siin on meie Sibulille Taune Jebu. Alles oli see aeg, kui me siin istusime Aunega ja rääkisime Sibulille raamatust, kui ta just välja oli tulnud ja siis nii nagu minul 2 raamatut sarjas, nõnda on ka Kristelil raamatuid 2 sarjas, Joogivesi ja Maaruhud. Ja tegelikult ma ei ole üldse ette valmistanud, et mida hakata küsima ja see kõik tundus nii tore, et te olete hästi toredad ja haakuvad inimesed ja tuli Kristel näitas kohe oma käsi, et näed, maatööst ei saanud puhtaks hästi ja mul oli täpselt sama mure, et kuidas nagu tuleb linna ja pead ikkagi käed puhtaks saama. Ma küsiksin algatuseks ja väga vabandan, et peame siin jagama seda mikrofoni, aga siis vaadake, kes tahab vastata. Kas teie armastate ka maatööd teha ilma kinnasteta? Või olete te leidnud nõnda hääd kindad, et saate kuidagi selle kinnastega maaühenduse? Minul on kinnastega filosoofiline probleem. Öeldakse, et mullas on ained, mis teevad sind õnnelikult. Öeldakse just. Sulle dopamiini. Ja ma mõtlen, et kui mul on need aiad ja kindad käes, kuidas need ained läbi kinnaste, siis mulle seda meelt rõõmsaks saavad teha, et midagi siin nagu hästi ei klapi, et füüsikateadmised ei lähe sellega kokku, siis ma olen proovinud ilma kinnasteta, aga sellel kevadel ma leidsin need Viiglamägedad nahkkindad, mis pidasid vastu umbes 2 nädalat aias, see on täiesti uskumatu. Nii et vahel, kui on nõgesed või roosid ja siis ma panen kuulda. Teine asi, kui sa kinnastest küll alustasid, aga teine, mis minu meelest on ainult piltidele. Vaadake, millised on telesaated ja siis ajakirjade pildid. On see, et kaunitel daamidel aias on alati kübar peas. Aga kui ma proovin aia töö ajal seda kübarat peas hoida, siis naerutab, et vähe kinni ikka ei püsi. Minul on kinnastega selline vappa asi, et ma kannan neid tõesti ainult päris talvel. Et ma isegi püüan talvel teha näiteks puid, laduda riita ilma kinnasteta. Aga mis seal salata? Mul on selle eest sellised ilusad taskud alati kõikidel riietel. Et kui ma esinema lähen, siis ma lihtsalt, kuna ma enam küüsi puhtast ei saa, siis hoian käsi taskus. Ja leian lahendus sellega, aga huvitav oli see, et ma ei saa ma juba luba pidamatusi. Et eile ma avastasin veel ühest vabast raamatust, et meil on olnud selline naisakadeemik, kes on uurinud nurmenukke ja tema on kirjutanud sellise
hoiatuse, et ärge nurmenukke palja käsi korjake, et siis saate ka range hästi vastikult paraneva dermatiidi. Et ilmselt ma olen mõelnud, et paljudel taimedel ikkagi ongi mingisugused sellised kaitseained, mis nagu tõukavad inimest eemale, et ära puutu mind. Aga kui me ilusti kõnelema nendega, siis võib-olla saame hakkama, aga mul on veel üks asi tegelikult, mida ma isegi mõtlesin, et võiks uurida. Et mina näiteks saan rohides aeg-ajalt selliseid elektrilööke ja ma olen mõelnud, et eriti kui näiteks mingi kuju välja sikutad või, et kohe siuke nagu tunne, nagu ta ütleb, et sa ei saa mind siit kätte ja käibki kohe siuke surakas läbi, nii et ma pean niimoodi käsi raputama pärast. Minul on seda ka olnud, ma praegu tundsin ära selle, aga mul on mõeld, et see on nagu käsi sureb just ka ära, selline tunne tuleb peale. Ja muidu ju ei ole seda, et järelikult on Eestis midagi väga olulist avastada, kuidas taimedega elektri kaudu või lainete kaudu siis suhelda. Ja hakkame siin koguma nippe. Selles maaelusarjas on ju sellised kastikesed, kuhu me paneme kastikestesse nippe kirja ja mulle väga meeldis see nipp, et kui käed on mustad, siis pane nad taskusse. Et maainimene linnas nii-öelda. Aga ma mõtlen praegu seda, et mis nippe ma olen saanud teie raamatutest või hoopiski, mis nippe teie tahaksite jagada. Võib-olla alustaks isegi siis sellest, kelle käes on mikrofon ehk Kristelist, kas sul tuleb midagi sellist? Sa oled 2 raamatut kirjutanud, ära pane neid kalevi alla. Sa oled kirjutanud rohkem kui 2, aga selles meie sarjas maarohud ja joogivesi. Ja kui nüüd sul niimoodi küsida, et mingisugune asi, et need samad inimesed, kes siin on või kes ka hiljem kuulavad, et midagi meelde jätta, sest tegelikult me kogu aeg destilleerime tarkusi, lähme minema, võtame kaasa. Täna päris alguses me juba võib-olla võtsime selle kaasa, võib-olla mõned veel ei teadnud, et mullaühendus tekitab õnnetunnet. See on teadus, mida üha enam korratakse ja see on ka mingi asi, mis meelde jätta. Aga mida sa veel tahaksid, et kui inimesed ära lähevad koju, võib-olla aeda, maale, kui iganes, et nad kaasa võtaksid? Tegelikult tahaks ma just, peame ikka sellest raamatust kõigist. Mina alustasin täna hommikut raamatu lugemisest, tõi mulle juba selle mitu päeva tagasi, nädal juba isegi tagasi vist, vana paberi vastu, mis ma talle andsin. Aga et lugesin seda putru süües ja mõtlesin, et mis ma siit siis nüüd välja nopin, et kui õhtul öelda. Ja mulle jättis hästi sellise sügava mulje see, kus sa räägid lõpus suitsusaunast. See, kuidas sa esialgu seda suitsusauna üldse kasutada ei tahtnud. Aga et kuidas siis mingeid nõupidamisi sai peetud seal saunalaval kellegiga ja kuidas kõik need tunded sealt siis välja pulbitsesid, et kuidas seal võib-olla olid sündinud seal, kes need 2 naist oli vähemalt sündinud seal eelmisel? Jaa, seal oli vist vanaema sündinud, et seda teadis see eelmise omaniku lapselaps mulle rääkida, kui ta sinna kunagi tuli külla. Ja ma arvan, et sellest ka see suur respekt mul tuligi, et ma tundsin, et see on nii vägeva koht, et ma esimesed 10 aastat ei julgenudki seda muidu kasutada, kui nuusutamas käia. Et küllap see on nüüd see koht, kus võib-olla mis siit raamatust võib-olla kõige rohkem isegi kaasa võtta, et tarku mõtteid saab kogumas käia seal saunalaval. Mulle meeldib ka käia eriti koolituspäevade järel, kui teised on kõik juba magavad toas ja minna sinna pimedasse suitsusauna, istuda seal lava peal riietega, ma ei võtsi lahti koorida ennast, istuda ja mõelda ja see on nii kihvt asi. Ja ma arvan, et kui näiteks selliseid nõupidamisi asju suitsusauna laval pidada, mitte lihtsalt seal viheldes ja tervendades, vaid lihtsalt mõeldes, et see võiks olla mingi Eesti märk, et täitsa see on siit, mis sellest raamatust
kindlasti kõrva taha panna, sest omal ajal ju oli ju need saunapeod, kus tegelikult väga palju asju otsustati ju sauna laval ära. Ja naised saunas ju laval ikka rääkisid ka. Aga kuidas sinu saunaga lood on? Mina olen sellest ajast, et ma olin nüüd ettevõtluse alguse. See on õigus, et siis otsustati kõik saunas, aga millegipärast selle kommunikatsiooni vallas kõik teised ettevõtjad olid mehed. Ja tundub ka, et alustades minust põlvkond nooremad. Ja siis nendel oli see väga hea viis, et peale siis nagu seda ametlikku osa, kus räägiti mitte millestki, mindi sauna, mis õige tihti olid selle sama restorani näiteks, taga oli see saun. Ja mina siis ainukene, kes erialaliidus oli naine ja vanem. Siis mul oli nagu valida, et kas jääda olla kõrvale lükatud või siis riskida sellega, et sa lähed sauna ja ehmatad oma välimusega põlvkond nooremad poisid ära. Et selles mõttes on sul õigus, et saun oli omal ajal kuidagi teises rollis. Aga selle ma lahendasin nii, et ma hakkasin neid koosolekuid ise läbi viima ja saunast võimalikult kaugel. Aga saun on, mu mõelest, kui sa oled eestlane, siis nagu kama ja akupiim ja saun ja see ei saagi ma sellega. See, kui nüüd rääkida mingisugusest destilleeritud tarkusest, nipist, siis eelmisel suvel ma jõudsin selleni, et ma hakkasin suitsusaunas magama. Et mul oligi üsnagi lai lava, nagu nii ehitatud, see oli selline kunagi tehtud teadlik valik, et ikka 2 inimest saaks korraga seal peal pikutada, väga hea lipp ka. Aga siis kunagi juhtus niimoodi, et olid külalised ja siis ma lihtsalt panin kellegi külalise sinna lava peale magama ja oigus ta kiitis seda, et kui hea seal oli magada. Ja siis ma proovisin ise järgmisel öösel ja pärast seda ma magasin kuni ma sain nii kaua kogu aeg seal saunas. Ja see on, vaata, kui me räägime mingisugusest turvatundest, et meil on mingisugused varjumispaigad, ma tundsin, et see on kõige turvalisem koht üleüldse, kuhu minna peitu, ma tean, et seal ei saa minuga mitte midagi juhtuda. See on see sama Anna Intsi filmiga ja tema juttudega haakuvus, et see on nagu ürgüsa, et sa oledki sellises kohas. Ja no, see kõik minul juhtus juba enne Anna Intsi filmi, aga ma kuidagi sain selle ürgse turvatunde ja peale selle ei ole seal üldse sääski ega kärbseid, sest et nendel päevadel kord nädalas, kui seda sauna sai tehtud, siis veel uus kogus seda suitsu sinna sisse ja see nendele mutukatele ei meeldi. Ja ilmselt kõik teate seda ju, et maal elamise üks suuremaid probleeme on see, et ei saa hommikuti magada või ei saa õhtuti magada. Kogu aeg tulevad mingid putukad. Nii et see on siis üks siit raamatust. Aga ma tulen ikkagi selle küsimuse juurde tagasi. Kui jälle on sinu kätte sattunud mikrofon, ikkagi mida on sinul enda raamatutest sellist, mis võiks olla, et palun teadke. Kas siis joogivesi või maarohud, need on täiesti erinevad raamatud, aga väga targad. Seda on küll rõõm kuulda, aga nad on tegelikult täiesti erinevad raamatud ja minu jaoks on nagu üllatus see, et see meie maarohud müüb paremini kui meie joogivesi, arvestades seda, mis meiega praegu juhtub Kuressaares. Teate, ma käisin just aprillikuus Kuressaares joogiveest rääkimas. Oli vähe inimesi, oli rohkem, oli neid sealt interneti kaudu ühinenud. Ma arvan, et neil oleks olnud tark kuulata seda, et veeprobleemid ilmselt tekivad meil väga suured ja see, mis siin on juhtunud Tartus selle Leginellaga ja tegelikult on ju sarnast Ešerike kooli puhangut olnud ka Narvas. Ja ma mäletan neid tohutuid, sellest ma kirjutangi siin tegelikult tohutu kõrgeid pudelivee kuhjasid
mida inimesed peavad ostma ja ma tegelikult tunnen seda, et meie riik ei ole üldse valmis selleks, et kui peaks juhtuma mingisugune veeavarii kuskil suurem, et kuidas siis inimesteni, meil pole isegi selliseid autosid, millega joogivett inimestena tuua. Ja eile ma kirjutasin ühte lugu Vaba Eesti Sõna lehte, Välis-Eesti lehte, mul selliseid lugusid lastakse ikka kirjutada Eestis, mujal ei saa avaldada neid. Et kas pole kummaline, et mis juhtub siis, kui tõesti seal Saaremaal see kriis venib pikemaks ja hakatakse siis praamiga pudeli vett vedama üle. Samal ajal meie ostame siit, siin laua peal on küll allikavee nime all, ma ei tea, mis vesi see selline on, aga et meie ostame mandril Saaremaa vett. Et asi on läinud täiesti absurdsuseni, aga tõepoolest seda veeta elab inimene 1 päeva, 2 päeva äärmisel juhul. Et see asi võib olla nagu väga kriitiline, et neid märke on juba nii palju õhus, et midagi on juhtumas, aga ja tõepoolest meil ei ole seda, see on minule täiesti arusaamatu see, et kuidas võtab 5 päeva analüüs see, et teada saada, mis seal vee sees siis ikka oli. Et tegelikult ongi nii, et meil on seadmed, mis registreerivad õigemini ainult petritasside peal saab määrata seda, mis on fekaalse reostuse näitaja, Escherichia coli ja kõiki teisi baktereid. Meil lihtsalt pole selliseid spetsialiste, kes oskaks neid määrata. Nii et me ei tea, mida me joome. Aga et nendes raamatutes ma kirjutan seda, et kaevuvesi ja allikavesi on teadjatel olemas ja siin on ka selline nimekiri, mille alusel siis inimesed saavad üles leida nende kõige lähemad allikad. Sinul on see väga hea, sul on kavelätte täiesti erineva veega, 2 allikat on mäe all, et väga kihvt. Kas see lipp olekski siis see, et tea, kus koha peal on sinul kodulähedal allikas? No täpselt see, et mitte ainult allikas, aga ka see, et kuskil on, kas on kuskil kaev. Sest ka kaevusid meil enam ei ole. Meil tegelikult ei olegi kuskilt võimalik vett saada peale selle pudeli vee. Ja see meenutab mulle väga see pilt, mis praegu avaneb, on see, nagu oleks kuskil see kõrberiigis, selle Sudaanis või ma ei tea kus, kuhu tuuakse lennukiga pudeli vett. See ei ole normaalne. Meil on tegelikult teisi lahendusi. Aga ma tegelikult tuleks teil, annaks mikrofoni ühesõnaga edasi. Mul on üks küsimus, mis mind tohutult vaevab. Mina olen see inimene, kes ostab endale iga sügis uued tulbid, sest minul ikka need vesirotid söövad ära. Aga et vesirotid, loomakesed mulle ikka meeldivad, aga ühest asjast ma ei saa aru. Iga kord, kui ma ostan sealt need sibulad, siis peal on väga ilusad need pildid. Ja see aasta, eelmine aasta sügisel ma ostsin väga ilusad lillad tulbid endale. Ja nüüd on nad nii õrn roosad. Et mis juhtub? Kas see on lihtsalt valesti pakendatud või muudavad ikkagi lilled vastavalt siis pinnasest ka värvi? Tulpidega on see, et ma ostan ka igal sügisel uued tulbisibulad, aga mitte kõik. Ma ostan igal aastal midagi uut juurde, aga mis on need värvi muudab, lõpuks on see, et see suur tulbiväli muutub kõik kollaseks. Vahe on ainult selles, et mis on siis parrak või mis on siis täidisõielised, aga kõik on nii silmilt imestavalt ilusad kollased, et mul on selline kahtlus, et tulpidel meeldib kollaseks minna. Mis aga poes on selles paki peale kirjutatud, siis vaata, mina olen veel nõukogude, kui ma teles töötasin, siis minu toimetaja alati mulle ütles, et ei ole niimoodi, et vaata, et kui Vene mutil on kuuri seina peale 3 tähte kirjutatud, teate küll, mis need tollel ajal nagu sidesõnana kasutati, siis ta hoiab seal kuuris ikka puid, et sa ära usu seda, mis on kirjutatud. Ja ma olen ostnud näiteks sügavpunased hüatsindid, maksid umbes 4 korda rohkem kui sinised hüatsindid. Ja enne, ilus sinine hüatsindi rinnaraknal. Aga õppimist on see, et vaata, kui sina kirjutasid raamatu sellest, millest sa tahtsid teistele teadmisi jagada, siis mina hakkasin raamatut kirjutama muidugi Eppu leebel sunnil, aga hakkasin kirjutama raamatut sellest, mida ma ei teadnud.
ja ma kirjutasin seda 2,5 aastat, sellepärast et asju, mida ma aias ei teadnud ja teada tahtsin, oli nii palju ja tarkus tuleb siit, ma arvan, oma ala parimatelt Eestis, nagu tõesti Baltikumi ja Põhjamaade suurima kollektsiooniaia pidaja Sulev Savisaar, kes viitsis nii palju aega kulutada. Nii et minu tarkus on see, et mul on üks raamat, millega ma käin aias, mis näeb välja nagu üks korikängar, aga ma siiamaani võtan oma raamatu, imestan, kui palju siin tarkusi on ühe lille juurest teise lille juurde. Ja põhiline, mis nüüd alguses, millele ma vastu jurisesin, on see, et Sulev nimetab minu aeda sodiaiaks. Sellepärast, et mul ei ole silti asjade juures. Kas viib koer silgid ära või siis sööb neid keegi ära või siis viib vesirott ühte värvi sibulat teise kohta. Igal juhul mul võib olla, et silt on, aga taime ei ole. Taim on ja silt ei ole. Ja siis ei ole silt ja taim ei lähe kuidagi kokku. Ja Sulev nimetas seda sodiaiaks või sodipodiaiaks. Ja mõtlesin, aga see ongi väga minu moodi ja pole üldse tähtis. Tänavu mul on otsitud sildid, ma guugeldan, vaatan, mis selle taime nimi on. Igal väiksel tuutsakal on silt, pluss on mul aiaplaan, pluss on mul arvutis. Muidugi ma saan aru, et võitluses vesirotiga jääb vesirott alati peale, aga ma vähemalt püüan, sest õudselt huvitav on teada saada. Vaata, see on natuke sedamoodi, nagu vanasti me lõime, eks ole, tarbeklaasi morsipannust või klaasidest ja üldse huvitanud, kelle toode see on. Aga täna me teame kõik, et see on klaas Naksi, Helga Kõrge või see on Maasika Lihvika ja selles mõttes asjad on ikka juba huvitavad, kui neil nimed on. Et seda õpetas see raamatu kirjutamine. Ei, siin teiste inimeste poolt on palju tarkust, minu poolt on ainult see naljakas pool. Aga palun seda ühte nippi, et kui võib-olla see ongi vesiroti armastamise nipp või midagi sellist, ma ei tea. Minu isiklikult ei ole vesirott olnud. Ei, mul on muud probleemid, et mul on alati vähe vett. Nii on see on kõige sagedamini esitatud küsimus, ütlen, kuidas vesirotist lahti saab. Ja siin on päris palju sellest räägitud, üks õpetus oli, et pane kasvuhoonesse kassipissi liiva. Ja ma siis tegin väga hea diili enda meelest sõbrannaga, kellel oli kass, et mina kõik puhastan tema kassipissi kasti ja siis ma saan liiva tasuta endale. Ja aga seda oli täpselt nii palju, et ma sain ühe kasvuhoone poole selle kassipissi liivaga ära, mille peale vesirott vaatas, et teine pool on ju veel ja see on puhas ja kolis teisele poole, nii meil siis käis kogu aeg. Siis on igasugused saputid ja väristid, need häirivad ainult naabrimeeste, mitte vesirotti. Ja siis on vesiroti mürk, see oli täiesti huvitav, tõsiselt see oli huvitav. Ma ostsin spetsiaalselt vesirotimürki, mitte hiire ega roti, aga vesirottimürki. Ja panin tema käiku õhtul. Nii et üldse kindlad olid käes ja inimese lõhna ei oleks ja tokiga lükkasin. Ja teate, kui ma läksin hommikul aega, siis oli terve see paki täis siniseid kuubikuid laadud mulle kõnnitee peale ritta. Ja kuidas ta seda tegi jäi mulle siiamaani aru saanud. Ütles sulle, et söö ise oma vesiroti mürki. Ilmselt küll, et missuguse asjaga ära püüa. Mille peale ma natuke sain nagu pahaseks ja läksin ja ostsin vesiroti lõksu. See on tõeline nagu asjapuhk, see ei meenuta hiire lõksu, aga midagi. Selle instruktsioon oli juba niivõrd keerukas, et no ma arvan, et minu doktoriharidust jäi selleks väheks igal juhul, kuidas seda installeerida, aga igal juhul ta maha panin ja ainuke, kes sinna sisse kinni jäi, oli postiljon. Nii et ma arvan, et võitluses vesirotiga seda tuleb võtta kui meelelahutust ja mitte sinna liiga palju raha kulutada. Kusjuures nutikad inimesed, mis nad teevad, nad koelavad kasvuhoone tühjaks ja panevad tiheda võrgu sinna kasvuhoone põhja. Ja mina tegin seda. Ja aga meil ei olnud ka vesirotte. Iga tulpi ja iga sibulille pesakene pannakse kuubikusse, niisugusesse võrgust kuubikusse. Aga ma arvan, et vesirott on näriline, nii et ma seda ei hakka tegema. Ma võtan seda nüüd täna tõepoolest kui
mängu, mida ma veel jaksan nagu kaasa mängida. tegelikult võibki öelda, et sa pead vesirotte. jah, eks ole. või peab vesirott. mõni inimene ütleb ka, et näed, ma pean rebast. aga ega siin ei ole kindel kumba peab selles mõttes, eks ole. kui mina olen talle söögiallikas, siis võib-olla vesirott peab mind. just, ja pakub talle meelelahutust, et liiga igavaks ei läheks, siis saab siniseid kubikuid vahepeal välja noppida. arst ütleb, et aitab sinistest toonud mustvalge ka kõrvale. jah. et selles mõttes siin raamatus ei ole lahendust. vesirotile on sõbralik allaandmine, et on nagu on, loodus on mitmekesine. tegelikult hästi hea tarkus, sest mina tunnen, et selles meie maaelus võib ka öelda seda, et mingis mõttes ongi nagu allaandmine ja väga heas mõttes allaandmine, kulgemine, et sa lähed edasi selle vooruga, mis on õige ja ei ürita nagu kuidagi hambad ristis ja veri väljas kõike teha täpselt nii, nagu sa ütleme mingisugusel hetkel pähe omale võtsid, sest et looduses ja maaelus võib väga ära väsida, kui sa üritad olla looduse kroon. Kas teistpidi ei ole, miks see sari on nagu minu meelest super hea sari, et kas ei ole sedapidi hoopis, et kui sa selle raamatu loed või kui sa kirjutad seda, et siis tuleb väga teravalt meelde, kui suur õnn see on, et sa saad pista oma sõrmed mulda või et sa saad üle muru jalutada või et sa saad ka vesirotti kiruda, see tähendab, et sul on sutsuke maad ja mõnigi liin. Et see tegelikult see sari on just nagu õnnelik olemise sari mu meelest. Mina isiklikult mäletan neid hetki, mis ma oleks ilmselt mööda lasknud, kui ma ei oleks teadnud, et ma kirjutan raamatut. Mingi hetk näiteks niimoodi, et oled väsinud, istud maha trepi peale ja siis vaatad, et näed, kuldnokk tuleb õlekõrs noka vahel, ei mahu sisse, et proovib, siis laseb selle õlekõrre ära lennata, läheb järgmist tooma ja sa vaatad ja mõtled, et näed, kus on lugu, tulebki tagasi lühema õlekõrrega ja sellised hetked, see ongi tegelikult hästi suur tarkus, et mitte olla see päris ori, et tegelikult meil ei ole kuskil seda piitsa, et me oleme ise selle piitsa välja mõelnud. Aga et kuidas sa saad sellisesse faasi oma elus, et sa märkad seda ja mina saan seda tegelikult juba viimasel ajal ka niisama ilma selle raamatu kirjutamise plaanita, aga mul läks ikka aega, et mul kogu aeg tundus, et ikkagi oi, kõik tuleb ära rohida, kõik tuleb korda teha, aga et aru saada, et las ta olla natukene selline ja minu kirjasõber, teine autor Väike Müü, ma arvan, et selle raamatu kõige rohkem tsiteeritud lause, ma nägin ikka blogides ja niimoodi jagamistes, et kõik ütlesid, et vaat, kus ütles, et pärast jaanipäeva ei pea rohkem rohima, kui rohid, siis naabrite jaoks. Ja see läks inimestele nii hinge, et nad niimoodi saab ka mõelda ja vaadata. Et Kristel. Selles sarjas on veel üks tore raamat. Eelmine aasta oli, eks ole, see, kui tuli see Meie taluköök. Mul ei ole olnud sellist raamatut, mida kõik mu käest tahavad ära kiskuda. Et kuna ma suvel palju ringi rändan, siis ma mõtlesin, et ma võtan ühe lektüüri kaasa ja kui ma Epu käest selle sain, siis ma niimoodi jupikaupa lugesin, et ega väga palju ei jõua tänapäeva inimene korraga lugeda ja lugesin ja nii kui ma lugeda sain natukene, siis ilmus keegi välja, ma rääkisin, et mis seal on. Ja siis, anna mulle seda lugeda, sa ise üldse ei loe. Ja lõppeski sellega, et tegelikult on nii, et ta on nüüd mitme inimese käes käinud ja mina ei ole ikkagi veel lõpetanud, aga tõsiselt hea raamat on. Kuskil poole raamatu peal ma märkasin, et seal ei ole taluköögist mitte midagi juttu. Aga on hea raamat, lugege seda kindlasti. On ikka taluköögist juttu, iga pealiki lõpus on retsept. Aga jah, tegelikult on jutt sellest, ma ei oskagi öelda millest täpselt, aga väga huvitav oli küll.
on väga huvitav raamat. Et aga selle sarja Manona Paris. mõte ongi selles, et ta ei ole, no mina tunnen nagu selles suhtes need 2 raamatut, mis ma kirjutanud olen, et ma olen kirjutanud küll ka selliseid enda jaoks põhjapanevaid uurimusi, nagu sina ütled, et sa teed uurimused, et aga nende raamatute puhul mina olen tõesti saanud öelda seda välja, mida ma ei ole eriti kuskil tahtnud öelda või saanudki öelda, et selline lust ja kirjeldamine mingi vahva, nagu sa ütled, et mingisugused lähed vaatad välja, mis väljas on parasjagu. Et see on tegelikult hea, et sa selle sarja tegid. Väga mõnus on kirjutada neid. Ma mõtlen seda, et kui võrreldada minu sarjaga, mis on juba üle 170 raamatu, ma pakuksin, kes neid ei jõua neid kogu aeg üle lugeda, väga mahukas sari. Minu sari on natuke konkreetsem oma formaadilt, et see on ikkagi teada, et see on mingi ühe kohaga seotud ja seal on siis selle inimese lood. Ja siis kui hakkas tekkima see tunne, et me võiksime välismaale kolimise ja välismaal käimise asemel hakata rohkem vaatama Eesti lugusid. See oli nagu paralleelselt, hakkasime rohkem tegema ka minu sarja Eesti kohti ja hakkasime niimoodi inkubeerima seda ideed, et teeks siis mingisuguse uue sarja üldse, mis ei ole koha nimega seotud ja siis tegelikult natukene jäime ka vahepeal jänni, et mis see siis on, et ta ei pea ju tegelikult olema ainult maaelu. Näiteks sibulilli sa võid täiesti vabalt kasvatada ja väga kirglik sellega olla lihtsalt mingi linnarõdu peal näiteks kuidagi. Ma suudan ette kujutada neid asju nagu toalilled, sul ei ole isegi rõdu pole vaja teha näiteks raamat toalilledest. Aga midagi sellist, meil on tegelikult tulemas näiteks meie vanamaja, järjekordselt ei pea olema üldse öeldud, et see vanamaja peaks olema maal. Linnades on väga palju selliseid pähkleid vanumaju, aga just see peavad olema nagu lood juures, et ei oleks liiga kuiv, vaid oleks selline mahlakas. Et niimoodi see sari on tulnud ja praeguseks on, ma tunnen seda, et see aiandus on nagu üks ala selles sarjas, aga näiteks on tegemisel taaskasutus, et kus tulevad hoopiski aiandusvälised igasugused projektid alates ematist, lõpetades riietega. Ja joogivesi on täiesti, võib-olla tegelikult see on imelik, sa tõid selle korra välja, et millegi pärast ei ole väga märgatud seda joogivee raamatut, kuigi see on kõige universaalsem, et ilma joogiveeta on ikka väga raske rohkem kui 24 tundi vastu pidada. Aga kui ma siia tulin, siis ma mõtlesin, et ma küsin teilt ühte asja, lihtsalt nagu lasin peast, et mis on, minu elukaar on selline olnud, et minul oli see suur reiside tahtmise tuhin ja ma olin nagu tõesti selline minu sarja inimene. Aastad möödusid ja kuidagi tasapisi tuli see sisse, see tahtmine, et võiks kusagilt midagi üles kaevata ja teise kohta istutada ja hakata kuidagi looma seda oma ruumi aias ja kui palju see annab see aias tegemine. Ja ma olengi mõelnud, teie sellised teadusuurijad ja iseenda kogemus ja kas see ongi mingisugune ealine näitaja? Kas see ongi nii, et noored inimesed ei tahagi maal midagi teha ja mingil hetkel tekib selline maanduse vajadus? Kuidas? On ju omapärane mõttes, ma ei tea, kas see on... et täna on see
see aed ju ei ole nii väga selles mõttes vajadus. Meil Kartulimaa teeme väiksemaks, kui ta kunagi varem oli või Kapsamaa või. Seda küll, jah. Ja et see vajadus on pigem trendikas, et sul oleks puhas söök näiteks. Või et sul oleks koht, mul näiteks siin on väga pikalt kirjutatud, kuidas mitu lebolat mul aias on ja mul pere ütleb kogu aeg, et jälle sa tahad osta või jälle sa tahad ehitada, et sul ainult üks istmik on, miks sul on vaja neid kohti. Aga ma ütlen, et kell 6 on päike selle sealt pillaka tagant tuleb, aga 7:30 ta on juba seal. Ja vaat kell 11 ma istun seal oma kohvitassiga, mille peale pere ütleb, et pole olnud maailmas aega, kui sa kell 11 oleks kohvitassiga aias. Kell 11 me näeme aias ainult sinu seda poolt, mis peinade kohal kummardub. Et tegelikult ma usun, et see ei ole täna nagu nii vanusest sõltud, et see on pigem inimese soovidest, vajadustest ja võib-olla trendidest sõltub. Ja eks ta võimalustest ka, sest aiapidamine on üks tohutu raha raiskamine. Ja kui mõtlema hakata, et miks neid lilli üldse kasvatada, aga no nii vaja on neid lilli kuidagi, no see on sõltuvushaigus. Aga ma ei tea, et sa siis arvad, et see ei ole vanusega seotud. Pigem mingid inimtüübid saavad selle sõltuvuse ja võib-olla ka sellest, mis maailmas juhtub, eks ole, eks koroona oli üks mõjutaja ja mida turbulentsem on ühiskond, seda rohkem sa otsid ju turvalisust, teed sa leiba kodus või vaatad sa oma jänesepoega või vaatad sa, kuidas see kulgnub tuleb niimoodi oma õlekõrrega. Et tegelikult see turvatunne läheb üha rohkem su oma kodu ja pere ja selle lähiümbrusega võib-olla niisugune, et sa saad selle turvatunde ja kui me jõuame jälle sinna tagasi, et mulla sees on miski, mis teeb sind õnnelikuks. Et selles mõttes ma arvan, et see ei ole vanade naiste hoobi. No nii, kas meil on need vanad naised? Aga et minul on meeles ennemuistsetest aegadest, kui Maaleht oli väga populaarne, siis neil olid sellised vahvad simmanid kevadeti Rocca al Mares. Ja ma mäletan, et mu abikaasa Miksaar küsis Maalehe vastutava väljaandja Agu Veedamme käest umbes sarnase küsimuse, et miks siin on kõik nii vanad inimesed? Ja selle peale ütles Agu, et tegelikult on huvitav vaadata seda, et alates 40-st hakatakse Maalehte tellima. Et inimesel tekib mingi side sel hetkel. No see on need vanad lood sellest kadunud poja koju tulekust, eks ole, et kui sa oledki mööda maailma ära tuuseldanud ringi, siis sa tahad midagi luua. Ja siis me tuleme kõik koju, aga vaat ongi siis, et kas meil neid nippe, mida vanaema teadis, enam on alles, et selles suhtes ma arvan, et see on üks hästi tänuväärne sari. Ja müügitöö koha peal peaks ka nüüd ütlema, et teil on praegu siin 5 raamatu autorid, et mina olen jõudnud just sellesse ikka, kus ma enam naljalt raamatuid ei osta. Aga ma tahan neid raamatuid, millega ma saan autori autogrammi sisse. Sellega raamatuga mul tekib side. Minul on juba see uus raamat on juba Epu autogrammiga olemas ja Aune teie sibulilled ka olemas. Et te kasutage kindlasti juhust täna, et siit poest saab neid osta, ma ei tea, mis see hind on neil, aga kindlasti küsige siis meie käest pärast autogramme ka, aga ma annan sõna järje edasi. Ja minu arust on selliseid raamatuid, mida saab iga kevad üle kasutada. Et jah, vaata lisaks nendele lugudele, siis siin sarjas on need kastikesed lugude kõrval, kus on need nipikesed. Ja ma tahtsin öelda ka seda, et siis see väike minu kirjasõber, memme tarkuste kandja, ta ei saanud täna tulla, sellepärast, et tal on tegelikult tervisega üsna kehvasti ja on paremaid ja halvemaid päevi, aga lihtsalt
see on nüüd ka üks veelgi laiem küsimus, et sa kuidagi korraks puudutasid seda, et kas me veel mäletame, et kuidas vanasti tehti asju ja tegelikult ma olen isegi väikest müüt pannud ebamugavustsooni, kus ta nagu võib-olla kõike ei mäleta, siis ta tuletab meelde ja siin on näiteks kirjas seda, kuidasmoodi tema vanaisa ja tema vanaema ehk siis ikkagi nagu päris kauge aeg, kuidasmoodi sel ajal tehti heina, tehti villast lõnga ja no mingisugust lehmapidamise, vasika vastuvõtmise nipid on ju. Me ei tea tegelikult, kas see on nüüd siis etnograafia, kas see on lihtsalt naljalugu, mida lugeda ja teada, et see on selline ajaloosa või on äkki niimoodi, et seda on veel kunagi vaja. Sest et oleme sellises kentsakas ajas, kus meil kogu aeg toimuvad muutused, hoiame kuidagi turvapead kinni, vaatame, mis edasi saab järgmistel aastatel. Aga minu meelest see taluelu ja maaelu raamatud mõlemad. Mina olengi olnud see katsetaja ja küsija, aga tegelikult mina esindangi mõnes mõttes sellist katkestuse kultuuri, kus minul endal juba 16-aastaselt hakkas see toimeaine linna ja et ega ma ei küsinud oma vanaema käest, sel ajal ma ei olnud veel selles faasis, et ma hakkaks küsima. Aga selline, tahtsin ka seda öelda, kui ma tulen tagasi selle juurde, et mis te kaasa võiksite võtta, et kui te olete nii kaugele kuulanud, et minu meelest on see hästi oluline, et märgake neid, kes on veel elus ja kellel on ligipääs infole. Mis iganes info see on, et kas see on siis lihtsalt sellised etnograafilised teadmised ja nipid, et kuidasmoodi, mis puust tehakse puurehale piisid ja mingid sellised nipid või siis ka ütleme oma mingisugused suguvõsa lood, sest et hiljem ei saa, et võib-olla mõtled, et teeks aasta pärast või 10 aasta pärast või, aga kunagi ei tea, kui kauaks on seda võimalik, et küsida. Ja ma ise olen kuidagi hakanud seda väga oluliseks pidama, et seda mälu jäädvustada. Vot sellised mõtted. Mis sa mõtled? Nüüd, kui me oleme nii palju lobisenud, et laseks inimestel küsida, laseks poes ringi vaadata. Kas teil on midagi tahtmist nüüd küsida? Ja üks nipp olgu siis ka see, et tehke hästi palju lebokohti omale aeda, nii nagu Aune igale kellaajale mõeldes. Ja pilved on igas kohas erinevad. Oodake päikest ja pilvi. Mõtlesin veel Aunele looduseks öelda, et sinul oli sodiaeg. Et mulle ka need sildid ei meeldi. Mikkele ütles seda, et sortsid loendavad ja panevad silte juurde, et ju siis nendel teistel on see sortside aeg. Et asjal peab mõnu olema ja meie peres on ka see ütlus, et häid pinke aias pole kunagi liiga palju. Ja otsige vesi üles, et kus on, kas te teate, kus on siin praegu lähim allikas? Hetkel oleme Tartu kaubamajas, ma arvan, üks on seal Marksu maja lähedal, seda sa ükskord rääkisid. Jah, aga seal ei ole, seal on ainult solgitorus nagu ikka, eks ole, voolab otse ära. Aga ainukene on tegelikult avalik on jah, see Lepa tänava allikas on, kus on Kivilinna poe lähedal, kus voolab sulinad vesi alla. Nii et kui hädas olete, kui torud kinni pannakse, siis kanister kaasa ja... Emajõgi. Jah, aga siis võib olla samamoodi, et peate sinna Maarjamaisa pöörduma, sest see vesi on siin kaunis seda koli, Ešerihja koolid täis.
kas on veel küsimusi? kui ei ole, siis ma arvan, et oleme ammendavalt kõigile küsimustele vastanud. Ja ma ei tea, jätkame siis autogrammidega ja lõpetame ära ja laseme inimesed neid nippe, mida me jagasime, siis ellu viima. Ja täname Petrone Ritti, kes laseb selliseid toredaid raamatuid kirjutada. ma ei tea, palju sul on selliseid autoreid, et kui see oli fantastiline tiim, kes sul kirjastuses on ja paljude 7 raamat või natuke peale, siis mitte nii palju kui sinul, aga et see oli läbi aegade kõige parem toimetaja oli sinu kirjastuses. Aga kui ma selle raamatu sain valmis, siis ma mõtlesin, järgmine on see, siis on see, siis on see. Ja siis, kui mul algas nagu see müügiaeg, siis ma ütlesin, mitte mingi loom, ma ei kirjuta enam elu sees mitte ühtegi raamatut, et see turunduse värk on küll ikka jube. sa oled ju turundusekspert. See on jah omamoodi teema, see tegelikult ma tunnen seda sageli, et mida rohkem ma maal olen, seda rohkem ma kuidagi võõrandun sellest linnaelu reeglistikust. Aga siis tulebki tulla lihtsalt ja võtta nüüd, et mõnusalt, et vot ma olen munenud muna valmis ja lihtsalt sõpradega seda jagada. Kirjutada on küll väga hea, see mulle meeldib. Ja mulle tahaksin öelda, et autorid on head, toimetajad on head ja lugejad on väga head. Ja kõik see, tuleb lihtsalt seda helgust alles hoida ja mitte võtta niimoodi, et keegi just ütles, et maaelu on juba muutunud selliseks, mitte sõimusõnad, vaid kurvaks sõnaks. Ei ole. Minu arust on maaelu väga rõõmus sõna. Ja tegelikult peab praegu juba ettevaatlik juba olema. Kägu on kohal juba päris mitu aega, et hommikul ikka pead ampsu võtma, et linnupettet enne koju uuele. Teeme nii, et see on siis meie viimane nipp, et linnupettet tuleb võtta enne uue minekut. Aitäh!